Riigikogus toimunud emadepäeva konverentsil räägiti muu hulgas sellest, milline on perekonna roll tänapäevases Eesti ühiskonnas ning kuivõrd oluline on naiste jaoks see, et neil oleks kodus olemas ka toetav partner. Uuringud näitavad, et ka tänapäeva naised on väga nõudlikud, et meestel peab olema terve hulk häid omadusi, et nad siis oleksid head isad ja naised võtaks selle vastutuse lapsi saada. Ja laste saamine on võib-olla selle pika teekonna üks algus, et tegelikult nii isadel kui emadel on siis päris erinevad rollid ja ülesanded ka laste kasvatamisel, mis on omaette selline keeruline ülesanne. Tihtipeale on just perekond see, mis pakub tuge rasketel aegadel. Näiteks sõjaohuga silmitsi seistes, mis tõttu on perekonna rollist Eesti ühiskonnas täna eriti oluline rääkida. Oluline küsimus on ka see, kas Eesti inimesed tahavad praegusel ajal üldse lapsi saada. Ühiskonna- ja rahvastikuteadlase Mare Ainsaare sõnul on praegu siiski vaid 10% neid mehi-naisi, kes ei koge kunagi lapsevanemaks olemist. Siiski ei saa eitada seda, et praegusel ajal on kõigil keeruline. Peredel on väljakutseid praegu, sest ega elu ei ole iseenesest lihtne ja lapsed on kindlasti selline lisavastutus, millega tuleb toime tulla. Nii et täna mina räägin ka sellest, et lisaks sellele, et on lisaväljakutse siis nagu suhete ja nii laste kui täiskasvanute probleemidega hakkama saama, on ka mure praegu siis kindlustunde ja toimetuleku pärast, et mis ei tee perede elu lihtsaks, aga samas nagu vanemlus ise on kindlasti üks oluline samm inimeste elus, see kasvatab ja annab nagu teise perspektiivi elule. Mul on 3 last. 3 lapse ema, 7 lapse vanaema ja 2 lapse vana-vanaema näitlejanna Katrin Karisma-Krumm toob aga hoopis välja vanaemade olulisuse. Tänases maailmas osalevad vanaemad alles ise aktiivselt tööelus ja omavad vähe vaba aega, aga Karisma sõnul on siiski vanaemade roll ja abi laste kasvatamisel väga oluline. Ka meie vanaemad peaksime mõtlema selle peale, see elu, mis edasi läheb, see järjepidevus, see nõuab seda. Ega mina ei oleks saanud oma 3 last üles kasvatada ja teatris tööd teha, kui mul ei oleks olnud vanaemade ja veel lähedaste inimeste abi. Nii et mina arvan, et see on väga-väga vajalik. Mare Ainsaare sõnul langeb endiselt palju koduseid ülesandeid naise õlule, ent siiski on meeste roll nii koduses elus kui ka laste kasvatamisel ajaga ka veidi suurenenud. Ja tänapäeva isad on aktiivsemad pereelus, kuigi uuringud näitavad endiselt, et ega need kodutööd päris võrdselt ei jaotu ja siin on võib-olla sõnum kõigile siis isadele, et kui te tahate midagi edendada, parandada, et teie pereelu oleks õnnelikum, et kindlasti aidake oma abikaasat või laste emat, et see teeb pereelu paremaks. Aga üldiselt Eestis meil ajapikku on meeste roll suurenenud laste kasvatamisel. Kuidas aga julgustada täna naisi lapsi saama, kui elu meie ümber on heitlik ning hirm tundmatuse ees suur? Tuleb kasvatada sellised lapsed, kes julgevad loominguliselt suhtuda ja kes armastavad oma maad ja tahavad, et Eesti põlv säiliks.